Tere tulemast kohvipausile. Need esmaspäevad on nii põnevad, sest et saab jälle jagada teiega erinevaid enda mõtteid, mis on minuni jõudnud. Ja sel korral me räägin valikutest. Ja miks ma tahan valikutest rääkida? Sest igapäevaselt meie elus me puutume kokku erinevate valikutega. Ja vahel võib juhtuda ka niimoodi, et sul on valida kahe hea asja vahel. Ehk et mismoodi neid valikuid siis kõige paremini teha? Mina olen Õnnele Seinamets ja assistendikooliga toimetan jätkuvalt ning mul on väga hea meel selle üle, et baaskursus on meil lõpetamas. Viimased tööd on teha. Uus kursus algab mais. Ehk et väga hea meel on näha seda, et inimesed teevad valikuid lähtudes siis iseendast ja sellest soovist, et nad tahavad siin elus midagi muuta või et nad tahavad iseendas midagi muuta ja veel rohkem näevad endas võimalusi ja potentsiaali kuskil mujal tegutseda. Nii et kõik, keda huvitab virtuaalne assisteerimine või virtuaalne partnerlus, siis hoidke meie kanalitel silma peal. Aga tänase teema juurde, valikud. Ehk nagu ma juba ütlesin, me igapäevaselt teeme valikuid. Mõned valikud on sellised pisikesed, mõned on suurema kaaluga. Näiteks mida täna selga panna või mida süüa teha. Või et mis on need esimesed sammud, mida ma peaks tegema, et tuua oma elus muutust. Ja võib-olla isegi selline, et kas see tööpakkumine vastu võtta, kas üldse kandideerida. Või äkki ma peaks millelegi ei ütlema mõnele pakkumisele, sest see on ikkagi päris keeruline. Ja kuidas ongi siis võimalik üldse otsustada, mis on see hea asi, eriti kumb see asi on võib-olla parem või milline nendest valikutest sobib täna minu ellu kõige rohkem, et kuidas siis teha võib-olla need otsused. Need on minu märkamised, sul võivad olla täiesti teistsugused mõtted, aga need on lihtsalt minu mõtted, kuidas mina olen toimetanud ja mis mind on hästi kõnetanud. Oluline minu meelest on meeles pidada seda, et õige valik ei tähenda alati täiuslikku valikut. Et me tihti otsimegi enne valikute tegemist neid põhjuseid, et oleks süda rahul, et see otsus, mis ma täna teen, on ideaalne. Seal otsuse taga ei ole ühtegi riski. Ma ei hakka hiljem kahetsema. Ja kohe alguses ma tahan, et mul oleks see tunne, et vot just see peakski olema. Kuid nagu me teame, siis päris nii lihtne see ei ole, sest meil ei ole võimalik kõiki neid asju ette näha. Seetõttu ongi see, et õige valik ei pea olema alati täiuslik valik. Ja alati, kui me midagi valime, siis sealsamas kõrval me tihti peame ka milleski loobuma. Kui valid ühe tee, siis sa ei saa samal ajal valida teist. Ja see on täiesti normaalne. Ehk siis ongi, et kui sul on kaks head lahendust või pakkumist laual, siis kuidas sa teed? Mis on siis see asi, mis aitab mul seda valikut teha? Ja vahel ongi takistuseks hoopis see, et me ei tea võib-olla, et me ei oska nagu aru saada, et kumb see valik on parem, aga suurim takistus on hoopis see, et me ei taha jääda millestki ilma. Ehk et ma ütlesin enne ka, et alati kui me midagi valime, siis me mingitest asjadest tihti ka tegelikult loobume ja me ei taha selle loobumisega kokku puutuda. Ja tegelikult võib-olla ei ole isegi kõige parem see küsimus, et mis on kõige parem, vaid tasuks küsida hoopis seda, et mis on minu jaoks õige. Millises suunas see valik mind edasi viib? Kas see on see suund, kuhu ma tahan liikuda? Ja siin ongi see, et ainukene abimees on see läbirääkimine iseendaga. Kaardistad enda vajadused. Mis on see koht, mis sul täna on oluline? Kas sa tahad rohkem stabiilsust või sa tahad vabadust? Kas sinu jaoks on oluline turvatunne või sa tahad arengut? Või et sa tahad rohkem võimalusi või olla hoopiski siin oma mugavustsoonis?
ja siin, kui sa neid vastuseid teed ja võib-olla on sul hoopis mõned teised küsimused seoses sellega tekkinud, mida siis ise vastata, siis ära mõtle selle peale, et üks vastus on õige või teine on vale. Sa lihtsalt analüüsid ennast ja see aitabki sul teha neid paremaid valikuid. Sest kui meil ei ole need väärtused ja mõtted nii selged, siis tegelikult see otsustamine ongi segane. Siis mida veel tasub mõelda valikute tegemisel? Et me teeme tihti otsuseid hetke emotsioonide ajel. Aga ega see võib-olla päris õige ei ole. Et kui ikkagi tahad nagu tõsiselt otsustada, siis tasub natukene kaugemale mõelda. Emotsiooniga võib juhtuda see, et ma tahan valida seda, mis on lihtsam. Ma tahan valida seda, et kus mul tekib seda elevust ja liblikad lendavad kõhus. Ja eriti äge oleks veel see, kui mul ei oleks vaja sealt mugavustsoonist välja minna. Ja need on siis need otsused võib-olla, mida sa teedki emotsioonide ajal. Aga päriselt head otsused ikkagi viivad sind natukene kaugemale. Ehk siis ära ole kinni ainult tänases päevas, vaid mõtle, kuhu see sind edasi viib. Kas see aitab sinul sinu eesmärke täita või on see üks asi, mis hoiab sind lihtsalt tegevuses? Ja võib-olla ka mõelda selle peale, et millist elu sa tegelikult tahadki ehitada. Jällegi palju küsimusi, aga need aitavad sul seda otsust paremini teha. Ehk et vahel võib juhtuda niimoodi, et see otsus ja valik, mis tundub täna väga mugav, ei vii tegelikult sind sinna eesmärgile lähemale. Ja samas otsus või valik, mis on nagu keeruline ja sa pead sealt mugavustsoonist välja tulema, viib hoopis sind sellele eesmärgile ja sellele elule, mida sa tahad, palju-palju lähemale. Ehk siis need on need kohad ka, mida tasuks mõelda. Ja loomulikult, mis teeb valikut raskeks, on ikkagi see, et meil on nii palju asju laual. Meil on üks koolitus, teine koolitus, üks toode, teine toode, üks pakkumine, teine pakkumine ja siis enam ei suudagi tegelikult otsustada. Ja kui on neid valikuid liiga palju, siis see otsus on keeruline, aga siin tegelikult sa saad ise selle valiku lihtsamaks teha. Ehk et jätta nendest valikutest alles 2 või 3, mis päriselt sind kõnetavad. Ja jällegi siis sa saad hakata analüüsima. Sa ei pea võtma kõiki ideid vastu. Sa ei pea proovima kõiki võimalusi. Vahel saadki öelda lihtsalt, et see on hea mõte, aga mitte praegu. See lihtsalt ei vii võib-olla sind eesmärkidele lähemale sellel ajahetkel. Ja see ei tähenda seda, et sa loobud millestki väärtuslikust, vaid ikkagi tähendab see seda, et sul on fookus paigas ja sa hoiad seda fookust. Ja valikute tegemisega tasuks võib-olla mõelda selle peale ka, et ükskõik mis otsuse sa teed, siis tegelikult see ei ole lõplik otsus. Meil kipub olema niimoodi, et kui ma teen nüüd mingi otsuse, siis see on elu lõpuni kivisse raiutud. Aga tegelikkuses on ju võimalik niimoodi, et sa saad proovida, sa saad katsetada, sa ei pea alati hüppama tundmatus kohas vette ja sa saadki mõelda seda, et kas see on minu jaoks, kui sa saad neid väikseid katsetusi teha. Näiteks, kas see virtuaalassistendi amet on minu jaoks, sa saad väga edukalt katsetada seda põhitöö kõrvalt. Sa ei pea tulema selleks töölt ära, sa ei pea tegema seda suurt otsust, kõik, ma tulen töölt ära ja ma hakkan virtuaalassistendiks või virtuaalpartneriks. Sa saadki katsetada vähehaaval väikeste tükkidena. Sa saad võtta mingeid erinevaid projekte, kus sa saad juba käevalgeks teha. Ja selline katsetamine aitabki sul neid hirme ka vähendada. Ehk siis sa saad aru, et kas see on ikkagi see, mida ma tahaks teha. Mõnikord selgub see üsna kiiresti, et ei, ma ei taha seda teha. Aga teinekord siis lihtsalt katsetadki nii kaua, teed seda, kui jõuad selguseni, et kas see on see, mida ma teha tahan. Ka mina ei tulnud palgatöölt kohe ära. Ma alustasin ju virtuaalassisteerimisega palgatöö kõrvalt ehk just nimelt sellepärast, et katsetada, kas see on see valdkond, kus ma tahan tegutseda.
ja siis, kui sa saad aru, et jah, see on see, siis sa teed selle järgmise sammu. Tihti räägitakse ka sellest, et kuula oma sisetunnet, et see vastab sulle õigesti ja sa saad selle pinnalt hästi need otsused ära teha. Aga mitte ainult sisetundest võib-olla ei piisagi, vaid tasub mõelda ka siin juurde seda reaalsust, et kus sa täna oled. Ehk siis mõtle võib-olla ka läbi seda, et mis selle valiku juures sind tõmbab või mis teeb ettevaatlikuks, mis paneb kahtlema, mis on need plussid, mis on need miinused. Et väga hea ongi tegelikult, kui sa need välja kirjutad ja siis saadki jällegi analüüsida. Et võid ka mõelda selle peale, mis võib valesti minna. Aga mina siin alati mõtlen ka selle peale, et mis on kõige hullem asi, mis saab juhtuda. Sest me jätame mingid valikud tegemata just sellepärast, et hirm on. Nii nagu ma enne ka rääkisin siin, et hirm on, siis sa saadki katsetada. Aga küsi ka endalt, mis on kõige hullem asi, mis saab juhtuda. Ja nagu ma ka enne korraks mainisin, et need otsused ei ole ju kivisse raiutud ja isegi kui sulle tundub, et sa teed jumala hea otsuse, siis ega see otsus alati ei taga head tulemust. Ja vahel ongi niimoodi, et sa teed selle mõistliku otsuse, aga ikkagi kõik asjad ei lähe nii, nagu sina lootsid. See ei tähenda ju seda, et tegelikult see otsus oli vale. Me ei saa lihtsalt lõpuni välja ennustada kõiki samme. Ja see ongi see, et võib-olla ei tasuks hinnata oma valikuid ainult tulemuste järele. Palju olulisem on endalt küsida see, et kas ma tegin selle otsuse selle info põhjal, mis mul tol hetkel oli. Ma väga tihti küsin endalt neid asju, sest mul ei ole mõtet ju kahetseda, et ma tegin võib-olla mingi otsuse. Ma tegingi need otsused täpselt sellel ajahetkel oleva info põhjal, enda analüüsi põhjal. Ja kui sa oled seda teinud niimoodi, siis see tegelikult oli ju hea otsus. Isegi siis, kui see tulemus võib-olla ei olnud päris see, mida sa ootasid. Ja selleks, et sa võib-olla saaksid üldse aru, mis on need tulemused, mida sa tahad, kuhu sa tahad liikuda, ongi need samad eesmärgid. Korraks käis siin ka see eesmärgi punkt läbi. Et kui sa oled enda jaoks läbi mõelnud, kuhu sa tahad liikuda, siis sa saadki alati küsida, kas see aitab mul sinna jõuda. Näiteks, kui sinu eesmärk on kasvatada rahalist tagavara, siis on ju mõistlik valida tegevused, mis aitavad seda kasvatada. Või kui sa tahad oma ellu rohkem tasakaalu, siis ilmselt ei ole mõistlik kõigele jah öelda. Ehk et kui sul on enda jaoks need asjad läbi mõeldud, siis see kohe aitab sul valikuid oluliselt paremini teha. Ja lõppkokkuvõttes on ju see, et selgus tuleb siis, kui sa hakkad tegutsema. Me ei saa tegelikult seda täielikku kindlust enne, kui me hakkame liikuma. Ma tean küll, et me tahaks 100% veendunud olla, et vot see koolitus teeb mulle seda, vot see töökoht pakub mulle seda. Me tahame teada, et me ei eksi. Vahel me tahame oodata õiget hetke, aga sageli sa ei saa seda enne teada, kui sa hakkad liikuma. Sest liikumise käigus, tegutsemise käigus sa saad selle selguse. Kui sina teed esimese sammu, siis sa saad kogemuse, sa saad tagasisidesid. Sa saad juba aru, mis töötab, mis ei tööta, mida on vaja muuta ja seejärel on sul võimalik teha järgmised otsused palju lihtsamalt. Ehk siis tegelikult sa saad muuta suunda, kui sa oled mingi otsuse ära teinud. Et sa ei pea jääma kinni sellesse, et vot nüüd ma pean nui neljaks sellega lõpuni minema. Lähen ülikooli ja saan esimesel kursusel aru, et see pole üldse minu teema. Siis ongi, et kas sa siis käid kõik selle aja lõpuni või sa teed selle otsuse ja tuled ära. Et sa saad suunda muuta. Ma usun, et õigete valikute tegemine ei tähenda seda, et sa peaksid olema eksimatu. See tähendab pigem seda, et sa saaksid võib-olla olla enda vastu aus, võiksid olla enda vastu aus. Et sa tead, et see on see, mis aitab sind edasi. Sa tead, et sa ei vali hirmu järgi, harjumuste järgi, ehk sul on mugavustsoon, sa teed nende jälgi valikud.
sa vaatad natukene kaugemale kui tänane päev. mõtled kaugemale, et kas need viivad mind edasi. ja, ja see, et sa oleksid ikkagi valmis asuma liikuma, õppima ja vajadusel suunda korrigeerima, need on hästi olulised asjad. ehk et lõppkokkuvõttes, ega sinu elu ei kujune selle ühe otsuse järgi. elu ikkagi kujuneb selle järgi, et me teeme hästi palju pisikesi otsuseid, pisikesi valikuid. ja iga kord, kui sa valid teadlikumalt, siis sa ehitad ka iseenda tulevikku palju teadlikumalt. ehk et küsi endalt neid küsimusi. ära mine kaasa selle FOMO-ga, et sa pead kõigest võib-olla osa saama. kui see, millest sa tahaksid justkui osa saada, käib kokku sinu eesmärkidega, on see, kuhu suunas sa tahad liikuda ja sa saad aru, et see aitab sul sinna liikuda, siis tee see otsus ära ja liigu sinna. vot sellised mõtisklused siin valikute tegemise kohal ja ma loodan, et te saite siit mingeid mõtteid või vähemalt panid teil endal mõtted liikuma, ehk kuidas endal neid otsuseid paremini teha. aga mõnusat esmaspäeva jätku teile ja kohtume juba järgmisel nädalal. Tšau!